Mustamäe korrusmaja ees vinnatakse puksiiriplaadile päevi läinud saabi. Masinal esiklaas sees ja igati lömmist teine. See on taas üks järjekordne sõiduk, mis viiakse pealinna magalarajoonist minema. Sellises seisukorras sõidukeid on kogu linnas kordades enam. See auto, mille just teisaldati, seisis siin 7 aastat ja linna jaoks on see suur probleem. Seda mitmetel põhjustel. Esiteks parkimisruum on suur defitsiit majade vahel, inimesed ei leia endale parkimiskohta. Loomulikult mitmed masinad võivad ka õlist tilkuda, see on keskkonnaoht ja loomulikult ei ole ilus vaadata, kui romud seisavad majade vahel. Nii et see on linna jaoks oluline teema, vabastada liiklusruum nende jaoks, kes seda päriselt vajavad. Kõrval seisab suhteliselt samasugune auto. Selle omanik lubas selle sealt ära viia augustikuu alguseks. Munitsipaalpolitseiamet, kes seda valdkonda pealinnas kureerib, peab pidevalt tegema päringuid andmebaasidest ja seisma jäänud sõidukite omanikke leidma. Esmajoones me üritame ikkagi selle sõiduki omanikuga ühendust saada, et kui see omanik on leitav, siis me eelkõige soovime temaga mingisugune kokkuleppe saavutada, selguse saada, miks see sõiduk on seisnud siin pikemat aega ja seejärel siis leida see kompromiss, et kas omanik viib ise ära, kas ta volitab meid seda nii-öelda jäätmekäitleja üle andma või siis kui omanik nii-öelda meie jaoks ära kaob või ei olegi leitav, siis me võtame ta lihtsalt enda kätte hoiule kui nii-öelda vara kaitseks ja hoiustame siis oma nii-öelda parklas seda nii kaua, kui siis omanik sellele järgi tuleb. Omanike leidmine polegi niivõrd keeruline, pigem see, et inimene tegutsema hakkaks. Kui see Mustamäelt ära veetud eksemplar on selle linnaosa kohta haruldane, siis Lasnamäel leidub neid kordades enam. Selle aasta fookuses Lasnamäe linnaosa ise on võtnud selle omal fookusteemaks, et neid kokku korjavad inimeste käest infot, kus need asuvad, koostöös munitsipaalpolitsei inspektoritega siis viiakse need menetlustoimingud läbi ja täna liigub linnapildist ära umbes seal 20 sõidukit nädalas. Kus me vabastame siis kohtasid, ja seda tempot on plaanis hoida. Linnavalitsus on just selle sama teemaga pöördunud ka Kliimaministeeriumi poole, et seadusandlikus vaasis selliste sõidukite teisaldamist kergemaks muuta. Küll aga on ministeeriumi poolne toetus sellele mõttele, et need teisalduskulud tulevikus võiksid olla siis auto omaniku kanda, juhul kui ta ei ole reageerinud mitmetele märkustele linna poolt, siis tulevikus samamoodi, nii nagu täna, munitsipaalpolitseiamet viib selle masina minema ja on võimalik need kulud siis juba omaniku kanda jätta. Siinkohal tuleks siis meelde tuletada, et alates uuest aastast hakatakse registrist kustutama sõidukeid, mis sinna jäänud registrit koormama. Registrist kustutamise eest tuleb siis tasuda 800 € riigilõiv.